No tere õhta siit pererabase. Tere. Aas tundnud äragi. Lambiraisk ka nagu seasil. Ärgitan teist ammugi puruks visata, aga kahju laipes. Kuule, kas see teie rahvast kodus ei olegi? On ikka vanamees, kuule. Kuule seia. Tõnis tuli. Soo. No tere õhtust. No, tere. Istu. Aitäh sulle, kuule, aitäh, ole sa mehed. Kuule, ma tulin vaatama, et mis te siin ka teete. Et seesamune, et kas te pühapäeval ka väljanäitusele lähete? See Paunveres on pühapäev suur väljanäitus. Ja kuuled sa, näed sa see samune, et ma tõin sulle ka terakese, no et ole sa meheks siis, et jah. Öeldes jah. Kas sa lähed? Kuule, ma tahtsin minna jah. Ja tahtsin isegi paar asja viia. Et kõik teised viivad ju. Ja ma mõtlesin, et ma viin kõige kah, et katsun õige, et kas saan mõne auhinna või kiituskirjagi. Näe, üles on Mihkel minevu aasta 5, eks ole, kartulid ja kapsaid. Ja sai 5 rubla ja kiituskirja. No see on kah asi, eks ole ju. Või 5 rubla ja kiituse kirjad. Kuule, nüüd toomine klaas. Jah. Muidugi see nagu maast leitud ju. Mis sa sinna viid? Kuule, ma mõtlesin niimoodi, et ma viin kartulid ja kapsad ja et otsin suuremad välja kohe, kindel oleks. No nemad teavad, nemad kõik nii suured. Katus kärbse kuulja vaimusid. Nüüd on siia klaasi sisse pugenuvad ja kinni kuivanud. Ma tõust hindel nahka. Klaasi läks või? Kuule, Tõnis viib oma kartulid ja kapsad Paunvere välja näitusele. Jaa. Aga üles on ikka see minev aasta 5 rubla ja kiituse kirja. Sai jah. Et kiituskiri teisel senimaani seinanud. Raan kenasti ümber ja ajalehed kah kirjutavad, et viige, aga jah, et selle läbi te tõstategi oma põllumajandust. Joo. Aga ajalehed kirjutavad 2 peab viima või? No, mida sa sinna viid? Tõivad kevadel taimed, mingeid päid ei anna. Võt. Jaa. No kuule, aga see nüüd on nüüd, see viimisega on lugu nii nagu on, aga see tuleb kõik omasood, aga see ei kao mitte kusagile, sinna võib mis tahes viia. See näituseks, et seal on kõik see asi läheb omasoodu, seal see ja see sai, ütleme seal kartulite kapsaste sai esimese auhinna. See sai seal obeses sai teise auhinna ja siis Rehepeksumasinad sai 3. auhinna. Seal Nahjale juures üks mees seal kohal, kes kõik üles tähendab. Et need asjad paneks ajaleht üles või kes saavad auhinna ja kiituse kirja. Aga mina seda kiituse kirja ei tahagi, mul piisab 5 ruba küll ja küll. Piasi, et seda auhinna rahast maha ei arva. Sa ära karda, ei arva nad maha kedagi, see on päris kindel. Näh, sul vanamees oleks kah nagu imu midagi viia, et kiituse kirjast ja auhinna rahast räägid. Midas viia? Ise tõivad kevadel taimed, päid nad ei anna. Kapsad nagu päiksed nagu tutiga täid ja pehmed nagu tohlud. Kartulid on ka väiksed nagu padulad. Seda Kapsad suuremad asjad ei ole küll, aga isegi kui nad suured oleks olnud, näitusele ikka oleks läinud. No mis sa ajad? Kas see 5 ruba sulle ei kõlba või? Kiituse kiri, see ei las olla nagu ma ütlesin. Aga 5 rubla on 5 rubla. Õige. Ma mõtlen, et aga kedagist muud viia kuule. Ei tea, kas niisuguseid vanemaid asju ka sinna võetakse.
näe, mineva suvel käis siin üks tudeng. No. Pakkus 2 rubla, tahtis ära osta. Esiti veel, anna temale ka niisama, et tema ei taha mitte endale, vaid mingile musjunile või kellelegi sellisele. No soo, et pakkus sulle 2 rublat, sa oled, vaata. Aga mina ei hakka tema päralduse kuulama keda midagi. Aga suure vaise vana Kersten küll ei olnud. Vaata, kus on ikka mees, eks ole, tõepoolest ikka pakkuski sulle 2 rubla. Jõuab ta 2 pakkuda, siis jõuab ka 4 maksta. Siis jagas viime teise näituse läbi. Ei tea nüüd, kuule, õige see on see, et ei tea, kas näiteks seal näitusel vanade asjade eest ka kedagi antakse, aga selline muuseum on olemas küll. Et korjavad Eesti maa pealt kõik need vanad mälestused kokku ja siis räägivad ise, et siis on pärast neid teise hea vaadata, eks ole, noh, et. Vaadata. Tuleb linnasaksele ka tuju. Mis on neist vahi? Aga kui näitusel teises kedagi ei anta, siis oleks võid ikka suvel 2 rubla eest ära anda küll. Mis mina temagi peale hakkan? Seda nüüd küll jah, aga tead sa mis, kuule, ta käis ju meil kah. Et esiotsa ütles niimoodi, et kuule, anna ilma ära, eks ole. Aga pärast mõtles, et tema maksab. Aga kuule, pakub niisust hinda, et no kuule, no tead ise, kes see on. Aga ma tean, ta tuleb tuleva aastal uuesti, kindlasti kohe. Siis ta võis 5 rubla küsida. Kui maksab, siis maksab. Kui ei, võtku peale 2 eest. Mis mina temagi enam pihta? Seda on nüüd küll jah, ei see küll õige jah. Tere õhtust. Oi, tere õhtust, Liisbet, et see, et noh. Liisbet, tule siia. Tea, Tõnis nüüd mu kartulid ja kapsad välja näitusele ja saab 5 rubla ja kiituse kirja. Tõesti? Jah, viin küll jah, aga et see 5 rubla ja kiituskiri küll vist päris kindel ei ole. Ma usun, et võib-olla antakse isegi vähem. Aga võib-olla antakse rohkem. Võib-olla nüüd küll jah, et need 5 kapsapead on mul suured küll ja kõvad kui jumakad teised. Aga need ühed, vaat need on üks väikesed. Ja ma ise vaatan, et nagu ühed on üksed sinakad lehed. Ei tea, millest see küll tulla võib. Taimed on sellised. Oleks nemad ka kevadel mõistlikke taimi vaadanud, saaks ju meil kapseid. Aga nüüd... Kus ma kevade nende hinge sisse näin, mis nad on? Oleks kevadel suuremad kapsad, oleks saanud ikka nad näitusele viia. Aga vaata, Saananaisel on palju suuremad kapsapead. Ometigi või tal maa palju kehvem ja kütud ei saanud kah õieti. Saananaisel on jah, 1 kapsapea õite suur. Teised, need ei ole nii suured, aga see 1, see on nagu pata. Taimed on sellised. Mis te oma taimedega? Too tuleva aasta ise need taimed, eks siis näe, mis neist tuleb. Tuleva aasta. Me toome pole midagi peale ammustada. Et sina lähed oma kapste ja kartulitega välja näitusele. Kus sa minu jätad? No jah, lähen jah. Aga sinu ma võtan kaasa, Liisbet. Lähen ühes, eks ole ju. No ma ju tuleks küll, aga mul pole sinna midagi viia. Oleks mul ka viia, et antakse kiituse kiri ja auhinna raha ja siis võib-olla tuleks küll. Aga tead mis, Liisbet, sinna võib mis tahes. Sinna võib ükskõik mida viia. Sa mõtle välja, palun. Ema, ma viin selle triibulise lina, mis sa Saananaisel kududa lasid. Kas pole ilus? Näe. Saavad ka näitusele minna. Jaa, vaata Tõnis, eks ole ilus. Tõepoolest, ei oska kohe mitte midagi ütelda. Vaata, kui ilus lina. Kas sa ise kudusid või? Ei, Saananaine kudus. Mis siis sellest? Ega sina ka oma kartuleid ja kapseid ise ei teinud.
peaasi, kelle oma on. Seda on siit küll jah, ega ma midagi ütelnudki, aga et hea küll, et kui sa nii väga tahad, eks me siis võime viia selle küll jah. Kuula nüüd, mis ta muidu seal kapis seisab, ega emadest laua peal ikka juba panna, enne kui me pulmad ära teeme. Viime näitusele. Viime jah, Liisbet. Ja tead sa, kui me auhinnad saame ja kiituskirjad saame, siis laseme suure raami teha ja paneme sinna alla. Ja vot siis on ilus, eks ole? Kuiva andes noortel oli uuristasin maa. Küll võib elu ilus olla noore naisega. Uuristasin maa. Küll võib elu ilus olla noore naisega. Uuristasin maa. Küll võib elu ilus olla noore naisega. See on nüüd küll üks jumala õnn, et sa sellest näitusest rääkima tulid. No mida põrgut mina sinna viima ikka peaksin? Jäta sina, las noored viivad, kui tahavad. Ei jäta. Kes seal koristab? Saananaine jah. Krõõdae, tule seie. Säh, sunna vanapoolse kodi, ma sulle käraka viina. Valutavad teisel vahel, äkki läheb parema. Ole sa terve. Kuule, Krõõd, sul on seal sauna juures vao peal üks ilmatu suur kapsapea. Anna see mulle. Mis sa taga teed? Mul on teda vaja. Ei, see suur plaats on kapsaid teed, sul on just seda kapsast vaja. Mis sa ajad? Aga ühtegi nii suurt ei ole. Teivad kevadel taimena viire ja sabad, kes niuksest taim patsu saab. Aga, no kiva, kui sa niisama ei taha anda, ma annan sulle 3 oma kapsapead vastu. Võtame ikka see nüüd niukese jutuga kapsapäid vahetama. Kes seda enne näinud on? Eks peremehe kapsaste peale paistnud samagi päike, mis saunanaise kapsaste peale. Sama issanda päike, ega kõigi kapsaste peale. Või sul on vaja just seda? No jaa küll, 5 noh. Mis 5? Mis 5? 5 oma kapsapead. Ära nüüd, mis on kius? Mis on kiusad nende kapsast? Kapsas ikka kapsas, las ta kasvad, lapsed käivad, silitavad ja paitavad teist. Meie nunnu. Ei saanud seda kapsast vist näitusele viia, keda muidu ei ära. Mis näitusele? Mis näitusele, kometi majasse või? Kuule, hea küll, kui sa kapsasti vastu vahetada ei taha, siis ma annan sulle 10 kopikat. 10 kopikat on väga hea hind ühe kapsapea ees. Ei too ühti. Las ta kasvab. Lapsed mängivad teise ümber ja mööda ilma näitust välja viima. Ei ole meie nunn. Pagan sind võtab koos oma nunnuga. Lastel annab emalt. See nende mänguasi. Mis printsessid ja printsessinasid sina oma lastest kasvatad, et hoiad neile kõiksugu mänguasju. Aga anna ära jah, Krõõd, sa mõtle kuule. Et sa saad 5 kapsapead ehk 10 kopikat osta, eks ole. Kes sulle annab ühe kapsapea eest 10 kopikat? Mitte keegi. 2 kopikat on kapsapea hind, Krõõd. Sähk võtab elus kärakas viina. Ole mõistlik inimene. Ära ole kebla.
aitüma viina andmast. Aga eks see kapsamaa ja kapsaste värk ole ikka rohkem perenaise hooles. Perenaine ei ütle sanagi. Kas ma sest tiia? Kapsas ikka kapsas, mul ükskõik niisuguse kapsapia on. Aga rumalaks läinud, ole sina vait siin. Kuule, ma näen, sa kuri inimene, saad vägisi mu käest 15 kopikat välja kiusata. Ei, 15 kopikat, too siia. Ei too ühti, ma lähen nüüd ära koju. Kui 15 kopikat ka ei taha. Vaata, kui laseri sul tulevast ühtegi kapsa peal maha panna. Vot siis. No seal ta nüüd on. Ei ole mitte mingit austust pererahva vastu. Või et minu kapsastele võistab sama päike, mis tema kapsastelegi. Aga vaata. Kui saaks teha nõnda, et kui ikka vihastab, siis ei laseski paista päikest. Saunanaiste kapsastele, vot nii. Jah, seda ma toetan sind ka, et kurramused pagana vannahooleks ole juba. oi, ta on kõva peaga. Ega kui tema hakkab, tema enam järgi ei jätagi. Jah. Teete selle kapsapia. Mis ma teen? Väljanäitusele viin. Kui mina selle jõmaku sinna viin, antakse mulle 10 rubla. Saananaise kapsas. Las saananaine viib. Ega see 10 rubla temalgi mööda külgi maha joose. Ka siis saananaisele mingi auhind antakse. Saananaistele ei anta. Saananaistele ei antagi siis. Ei anta. Oota, ma lähen ja vaatan. Su soo. Nii. Miks siis saananaistele ei anta? Vaesed on, mõtle nüüd. Läheb mu postendiga sipa. Kes tal seda vist auhinna annab? Kuule, Tõnis. Näitusele lähme. Maapõlema kriuksuga saab ka jalga. Kuule, pane jah. Vaata, kui ilusad saapad sul on, et aga kui pihma sadama ei hakkaks ainult. See pihm võtab kriuksu ära ju, kuule. No vahest peab ometi kuiva. Tea, mis ta ühtele kui sadada ladista. Jaa, see Liisbet, see samun, et vihmaga nii aga losse kanda, sa vaata, paned ka lossid otsa ja et ei tee sul jalgu märjaks, eks ole, ja lähed läbi pori ilusti pläta, eks ole, ja et... No, et küll jalgu ei pane. Soo. Mis see kõik kolistab? Ära nägid saadanad, kus ma talle panen? Pane selle kapi otsa. Pane riid alla, riiet alla, pane ära, pane kapi otsa. Oota, ma panen ta õige siia. Sa, Liisbet, tule siia, seisa siia ette ja ära tee väljagi, et sa siin on. Soh, tulevad. Kotti, 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 kotti,
mina pole sinu kapsa peal näinudki üldse. Kes teab, kes neid kiskumas käis. Siis oled rumal arve, et mina sinu kapsa peal ära võin. Ära lõuga, ära lõuga. Oh, sa armutegu või ma ei näinud, kuidas sa toa poole joosid. Kapsas ka ennast. Kuule, kui peremees oleks võtnud, siis oleks meie ka ju näinud, eks ole ju. Noh, mis sa nüüd räägid? välja, kus ta sai võtta? Ära lõuga, küll me saame toga. Ära metsa lõuga. Mida ma annan, sina ole ka vaid. Mina pole väljas käinudki üldse. Oh, sa armutegu küll. Näe, siin on mulkil maas, mis meie nunnukese küljes on maha pudenenud. Anna siia! Anna siia! Äkitegu! Ise tõid oma lasega selle mullapulli siia kambisse. Ema, kus meie nunnu? Sõra, löö omad sisse! Tuli, anna! Löö omad sisse! Välja sealt, muidu võtan piitsa. Meie nunnu! Võta meie nunnu! See on nüüd peremehe nunnu! Söö nüüd toorelt ära see! Muidugi on minu nunnu. See on nüüd peremehe. Minu nunnu! Mis minu maa peal asub, see minu jagu. Tahan veel näha, kes selle nüüd veel minu käest kätte saab. Sööge ära! Kui väljanäitusele mitte, siis teate isegi. Vaata, kui võtan pitsa ja kihutan su saunast välja. välja jah. Aitäh nüüd. no mis teil nüüd ometi oli, kui põlema läksite selle näitusega? Tõnis Saaga, tule rohkem sellise jutuga. No kuula nüüd. Lase peremees läheb selle kapsapeaga välja näitusele ja saab auhinna. Sa saad selle kapsapea pärast ju tagasi ja siis tee selle kapsapeaga, mis sina iganes tahad. Kui teie ta sinna viite, mina lähen sinna ja nõuan ta tagasi. No anna nüüd ära, mis sa nüüd kiusad, sest vaata see ajalehes ka kirjutakse nii, et selle läbi te tõstate oma põllumajandust ju kuule. Need kirjutavad, mis nemad kirjutavad. Kui te sinna ta viite, ma ta ära toon, mis nemad kirjutab, see on nende oma asi. Siis kihutan mõistet selles maa pitsa kui saunast välja. Sa näed. Ja siit on hammustanud ja siit on hammustanud ja siit ka veel. Sa põrgu põhilauad, sa hobuse unenägu. Sa seenetreial, nüüd on 10 rubla nahkad. Ei ole midagi, anna selja. Vaata kuule see, võtame selle pealmise lehe siit ära. Näete, nüüd selle veel, eks ole, selle veel siit ja näe. Nüüd ei ole midagi. Siu kõlab terve näituse nurja. oo jah, niige järgi, andke veel üks keretäis peksa. Mis sina asjast tead, sina istu maha. Oota nüüd. Viimati Anton peale nii väikseks, et Antonil on 10 rubla. No kuule, võtame selle siit pealt ära, et hambajälgi näha ei ole üldse, eks ole. Et vaata selle veel siit natukene, selle siit veel. Et vaata nüüd on kapsapeane läks siledaks kohe, eks ole. Aga kuule, mis see siis on, kui sa 10 rubla asemel 5 rubla saad? Mis sul ka öelda, aga miks mitte 10 sõtta kui antakse? Seda on nüüd küll jah, aga vaata. Võtame need lehed veel ära, vaata, kus on nagu hambajäljed, nagu rotid oleks söömas, närimas käinud siin kohe, eks ole. Pea. Selle eest kedagi antakse. ära rohkem Tõnis võta jah, kuule, mis see paar hambajälge teed on? Kuulad, mis sulle öeldakse. Mis sa arvad, et mina siis meelega seda tegin või? Et sina nüüd auhinda ei saa siis või? Sul keelegi öelda, muidugi meelega.
ju kade meelepidu nii suur kapsapea on. ei ole ma midagi meelega teinud, eks võtame selle lehe ära ja nüüd, oota, mis sa nüüd tõmbad, mis sa tast ära kirisid mu käest, ma sellest aru. ära anna tema kõne. ei anna jah. kuule, võta ei saa aina kätte üldse. Mina anna! Saidki oma tunnu kätte, lisu verraipamlaste vahelt ära. Sina oled kõigest süüdi, ma annan sulle ka piitsa. mis sa siin minu kohta räägid niimoodi, kas mina olen selles kõiges nüüd süüdi või? no muidugi oled sina süüdi, justkui tola. mis sa seda kapsast kraapasid nii palju? kuule, sa ise oled üks tola. miks see? kui sa niiviisi räägid, Liisbet, siis mina... oled tola, jah. Minad olete tola, nii palju kui tead, see on. ärge hakake jälle. Kas siis mina nüüd olen tola? Ma pole kunagi tola olnud. Ma tulen üks kord siia ja kohe olen tola. Kuule, Liisbet. Undsin lõtku. Mina niisust lolli tüdrukut ei tahagi. Kuulge, mis teil toimub siin? Saana naine tuli mulle vastu suure kisaga, kapsapea süles. Lapsed järgi kõik karjuvad. Kogu küla ainult karjub. Mis teil toimub siin? Mis toimub? Ma tahtsin tema kapsapealt väljanäitusele viia. Mis väljanäituse? Auveresse. Soo. Näitus peeti minev pühendere. no näed, mis te tegite. Peigmees läinud, kapsapea läinud, saananaine vihane, sa igavene lambapea.